Esimene lähe. Stardisirge järgsesse kurvi, mida juba eelmise aasta MM-etapiks moderniseeriti, jõudis esimesena taaskord lätlasse tuua Krister Sergis Artis Rasmanis. Väga hea lähte tegid ka Aivar Korjus, Arvo Laksberg, kolmandana said avaringile venelased Jevgeni Šerbin ja Sergei Sosnovkih, kes tõsi juba esimestes kurvides tehnilistesse probleemidesse mattusid. Esirinnas olid ka tsikli number 6 sõitnud hollandlastest vennad Jackie ja William Jansiga jõudsid kurvilisele rajale alles teises 10. Avaringil võistlejate rivi esimeses pooles muudatusi peaaegu ei olnud. Sergis järel hoidis teist positsiooni Kaurit, tema järel tulid hollandlane Van Verven ning 10. Aivar Korjus, keda sõidueelsel nädalal külmetushaigus kimbutanud oli. Avaringi teisel poolel kukkusid taas päris valusalt lätlased Maris Rupeiks, Normunds Beržins. Nõnda jõutigi esimese ringi lõppu. Sergis küll kõige ees, ent konkurendid vahetult selja taga. Heas konditsioonis tundusid rohkearvulise kodupubliku silme all olevat Kaurit ning Laksberg. Eestlased olidki sõidu algfaasis praktiliselt ainsad, kes tiitlikaitsjate tempos püsisid. Neljandaks ringiks oli kahe esimese ja järgnevate vahele tekkinud paras vahe. Alles siis saabusid kõige absoluutselt kiirema ringi ja välja sõitnud hollandlane Willemsen oli jõudnud vabasse vette. Kindlalt hoidis ta kolmandat positsiooni, siiski see pilt oli veidikene petlik. Kuuendaks ringiks sõidetud oli siis esimene veerandtund, juhtis Sergi, üritas hollandlasest Wilfried van Vervenist iga hinna eest mööda saada Aivar Korjus. Kuues ring. Sergis Rasmanis lähevad oma teed. Sergis, kes oma esimese Eesti pinnal peetud MM-etapivõidu on võidetud masinate lõhu. Vahe Kauriti ja teiste ees tõesti üpris suur. Juba 3 võitluspaari. Kõigepealt Willemsen Söderqvist, siis Janssen Stegmans, Aivar Korjus, Jürgen Jakk. Prantslane Barra oli esialgu veel endiselt 7. vahetult selle paari ees. Mulluse MM-i 8. ning tänavugi häid võimalusi kõrgeks MM lõppkohaks omavad prantslased ei loobunud kergelt. Korjus Jakile hakati vastu veel 2 ringi. 11. ringil möödub belglane Stegmans hollandlasest Janssenist ning tõuseb 5. ja Toomas Weinmannit. Nende selja taga, aga väikese vahega Aivar Korju viimane, kus liidrile ei näidatud veel 2 viimase ringi lippu. Sergise edu Kauriti ees oli taas kasvanud. Rootslane oli 11. ringil lõpuks saanud oma tahtmise möödunud Willemsenist tõusnud. Õnnetult alustasid aga 12. ringi ka prantsuse paar Barra Allier. Kukkumise tõttu langeti 9. kohalt kaugele ning finišeeriti lõpuks 11. Viimane ring. Söderqvist mitte ainult ei jõua Kauritile lähedale, vaid ka möödub eestlastest ning tõuseb ilma peavaludeta teisele positsioonile. Sergis Rasmanis aga kindlas üksinduses teel sõiduvõidu suunas. Söderqvisti ja Kauriti vahe hakkas aga suurenema ning oli selge, et teine koht läheb avasõidus Rootsi, eestlaste osaks jääb 3. poodiumi koht. Nüüd on aga algamas viimane 15. ring. Sergise edu järgnevate ees turvalised 20 sekundit. Kaurit ei jäänud rootslasest kaugele maha, kuid revanši puhta sõiduga võtta näis sel momendil juba lootusetu soov. 4. viimasele ringile ka Willemsen. Tema järel mitu mahajääjat ning seejärel 7. Viimasel ringil olulisi kohavahetusi enam ei toimunud, võitlus oli lõppemas. Taas maksimumpunktid sarja ülekaalukale liidrile Sergisele. Tema selja taga teise kohapunktid Söderqvistile, kes stardi parema õnnestumise korral, mine tea, ka Sergist ohustada võidu puhul oleks võinud. Aga Kauritil Sergis Eesti etapil vähemalt 1 sõiduvõidu kätte saanud. Kas ka teise? Rootslane, kes kohe selgitamas ningajalt starti, finišeerib. Kaurit 3., kuigi jah, käeulatuses oli ju ka teine koht.